Tere! Täna ma näitan, kuidas e-koolis arenguvestlusi läbi viia ja seda Kassisaba kooli näitel. Kõigepealt valin ülevalt arenguvestlused. Teil peaks see paneel siin täitsa tühi olema ehk lisate uue arenguvestluse. Ja hea oleks, kui pealkiri oleks kuidagi klassi või aastaga tuvastatav. Näiteks ma panen siia. Ja valite küsimustiku. Valige siit arenguvestluse küsimustik G1 õpilastele või küsimusteta küsimustik. Nende vahe on selles, et üks on siis niimoodi valmis tehtud küsimustik. Te saate küll seda muuta, aga see küsimusteta küsimustik ongi täitsa tühi, et te peate vähem klikke tegema, et kui soovite enda küsimusi sinna lisada. Aga mina võtan siit mingisuguse suvalise näite. Kõigepealt vaatame üle küsimustiku. Nii. Teil peaks ainult üks paneel siin olema. Kui te tahate küsimusi peita, siis selleks saate need siit linnukesed maha võtta. Kui tahate juurde lisada, siis on siin võimalus lisada valikvastusega küsimust või tekstvastusega küsimust. Ja nüüd teine asi on see, et õpilasele tuleb ka need küsimused nähtavaks teha. Lapsevanemale ei pea tegema, aga te võite teha, et pärast lapsevanem on võib-olla segaduses, et miks tal on küsimustik saadetud, aga ühtegi küsimust ei ole. Et ma soovitan sellisel juhul näiteks tagasiside küsimuse teha aktiivseks lapsevanemale. Sest muidu on see, et lapsevanem vastab samadele küsimustele, millele vastab õpilane ja tegelikult need küsimused on ikkagi mõeldud õpilasele, et neid niimoodi vist ei ole mõistlik topelt küsida. Kui ma nüüd tagasi lähen, siis saan ma lisada arenguvestlusele ka mõned vabad ajad, et mille seast siis lapsevanem ja laps saavad valida. Näiteks panen siia 16.30, panen ühe aja veel. 8.00. Ja kui ajad on pandud, siis saate õpilased kutsuda vestlusele. Te ei pea neid korraga kutsuma, aga võite ka niimoodi jupiti kutsuda, et võib-olla siis on arenguvestluste aegadega lihtsam. Nii, ja siin saate lisada teate. Ma soovitan võib-olla lisada siia info, et arenguvestlus on koos lapsevanemaga, küsimustikuga võiksite ennem tutvuda, et tulete vestlusele ettevalmistunud ja näiteks, et kui õpilased võib-olla ka mõnikord mobiilis ei märka seda küsimustikku või see ei avane kuidagi, et siis võite ka siin mainida, et vaadata küsimustikku arvutist. Kui õpilased on kutsutud ja siis nad saavad endale aegu valida. Kui õpilased on ajad valinud, tekib teil siia kohta, kus on arenguvestlused, selline oranž teavituse märk. Ja siis te saate vaadata, et kes on aja valinud. Kui õpilane või lapsevanem ei ole aega valinud, siis te saate ka neile määrata ajad. See tähendab seda, et te saate ka natukene kaasa aidata, et see vestlus kiiremini toimuks. Järgmine samm on see, et vajutate õpilase peale ja näete, kas ta on siis vastanud küsimustikule või ei ole. Kui ei ole sellest midagi, loodame, et ta on küsimustikuga tutvunud, aga võite ka talle siis hiljem meelde tuletada, et äkki sa vaatad neid vastuseid või neid küsimusi, et varsti on meil vestlus. Nii, ja kui te istute sama laua taga, hakkate vestlusega pihta, siis vajutate siit nuppu alusta arenguvestlusega. Ennem ära nuppu vajuta, sest muidu kaob lihtsalt õpilasel võimalus vastata küsimustele. Kui olete arenguvestlusega alustanud, tekib teil selline vaade. Siit saate vestluse ajal vaadata õpilase nii-öelda aasta ja trimestrite vaates hinnete lehte.
ja saate ka, kui on teil paigas eelmisest aastast mingisugused eesmärgid, saate neid eesmärki siit vaadata. Kõigepealt tuleb täita info osalejate kohta, lisada lapsevanem. Kui lapsevanem keeldus, ei tulnud, saate siia kirjutada selle kohta ja minna edasi. Küsimustele vastuseid näete siit. Kui ta ei vastanud, siis see on täitsa tühi. Küsimused on, aga need on tühjad. Nädala ajakava võite vahele jätta ja oluline on siis märkida ära need eesmärgid või kokkulepped, mis te arenguvestlusel paika panite. Ja selleks panete siia eesmärgi lühisisu, näiteks rohkem raamatuid lugeda. Lisate siia ka tähtaja, millal see eesmärk võiks enam-vähem täidetud olla. Ja oluline punkt, ilma selleta edasi ei saa, on ka see, et lisada teavitus õpilasele, et tal tuleks meelde, et ta sellise eesmärgi või kokkuleppe tegi, et näiteks võite siia kirjutada, et kuidas sul lugemisega läheb. Ja siis õpilane saab teavituse ja siis tal meenub, mul oli mingi eesmärk ka. Nii, ja siin saate lisada mitu eesmärki, kui te soovite. Kui eesmärgid on lisatud, saate protokolli niimoodi vaadata, mis siin on, ja siis seda kinnitada. Kui protokoll on kinnitatud, siis näete siin õpilase vaates seda protokolli märki. Saate seda vaadata ja näete ka ajalugu, et kes on protokolli vaadanud. Aga see ongi kõik siis arenguvestluste tegemisest. Kui sul on küsimusi, anna märku.